Noh, me nagu kooli ajal me ei saanud tegelikult üldse läbi. Mitte midagi ei teinud koos. Täiesti erinevad tüübid olime. Aga no siis nagu ajapikku mingid projektid lendasid peale ja hakkasime koos tegema ja noh, lõpuks sellest nagu saigi see, kus me siin praegu oleme. Jah, nii oli jah. Ja siis ma pakkusin välja, et võtaks meie mõlema pere nimedest esimesed 2 tähte, paneks ei kokku. Olnud sina, teistmoodi oli, ma mäletan, teistmoodi. 2 tähte võtsin. Mina mõtlesin selle välja. Kaarel pakkus välja, et võtame perekonna nimedest 2 esimest tähte, paneme nimeks kokku ja siis saigi see meie nimi mõeldud ja varsti tuleb silt ka ukse peale. Kaua sa teed seda silti? 2 aastat sa ütled, sina teed selle sildi? No hei, jõudsitegi meie siia Humble pesasse kohale lõpuks. Nagu te kohe näete, meil on siin väga stressivaba õhkkond, sest me leiame, et siin meie kõigi teises kodus ei peaks mingid pingeid üleval olema. Alustame varakult, planeerime nutikalt ja töötame kompaktselt. Homme kell 12 ongi näiteks Paide bussijaama konkursi tähtaeg, aga me juba hakkame kohe plottima. Ma tean, et teistes büroodes on kindlasti täielik kaos üleval, aga meil... Eile olid failid Dropboxis, vaatasin üle ja praegu 0 files. Mina panin shared'i ja lasin maha. Aga kõik oli Google Drive'is ju. Oota, ma vaatan. Ei ole jah. Hendrik? No, mul on Mac, kuule. Ma panin iCloudi lingi, panin Fliipi ju. Ma saatsin Facebookiga. Mis kuradi Fliip, mis kuradi Facebook, kust te Paide bussijaama konkursi failid on, ma ei saa aru. Hendrik? No mis mina? Kuule, mina ei tea. Ma ütlesin, et ei võta f***ing tõkast kedagi tööle, noh. Mattias, see ei ole minu tööülesanne, et hulgu, palun otsige need failid üles siis. Keiu, ma ei saa aru, nagu sina ka. Hei, härra Mac otsib. Mattias, mis toimub? Kus failid on? Vaata, et kindlalt täielaks täielaks. Pane see double spacing siia. Okay. Peamegi kõik uuesti tegema. On mõttetult see, ma ei tea, nii kokko võidab jälle reisk. Muidugi on mõtet ju. Kuule, mõtle raha peale, see on ju 1000 eurtsi puhtana käten, mis see teeb siis? Ära ütle vanas rahas. Vanas rahas on meil ei ole enam krooni. 15 kilo, paar sotti peale nagu. Puhtana käten sulli. No, ainult faile on vaja ju, sul on kõik siin olemas ju. Hakkame tegema. Let's go. No sellistest suurtest linnaruumi kujundavatest konkurssidest on minu meelest ülioluline osa võtta, sest paratamatult on need vähesed moodused, kus me saame üleüldse tõmmata ühiskonna tähelepanu laiemalt võib-olla siis arhitektuursele tervikule, selle kompaktsusele. Ma ei teagi, mulle tundub, et vähemasti mina arhitektina pean seda just kõige rohkem igasuguse urbanistika keskkonna puhul. Kuida pidi see maja? Mis on arhitekti suurem ülesannis on? Eks see on kaasamine, rahva harimine, see ei ole minu tööülesanne. Keskkonna formeerimine. Mina isiklikult näiteks korraldangi avatud keskkonnringi. Ma olen õppejõud näiteks TTÜ EKAs, ma aitan ametlikke. Mitte, et midagi väga valesti oleks, aga see ei lähe üldse kokku. See ei lähe kokku. Tee see kohe ära. Ma olen 10 minutit. Tee see kohe ära. Ma olen 10 minutit sinu laua juures. Tee see kohe ära. Ole nii hea, on ju. Eks, teeme ära. Okei, päikest. Hea. Tegelikult ma ei viitsi siin enam üldse olla. Ma teen oma firma, kus ma keskendun ainult suurettevõtetega suhtlemisele ja suurprojektide sisse toomisele. Ses mõttes, et palk on siin okei, aga come on, ma olen näinud neid summasid, mis siin liiguvad ja tegelikult peaks ju raha jääma ikkagi naiste kätte. Jah, just teeme hästi lihtsalt, sest meil pole niikuinii aega midagi keerulist renderdada, on ju. Ja siis mul see naine tõi lapse, tõi tööle hoida,
sest meil on võõrdõiguslikkus ja sellega on meil balansis. Jah, just lükka valgeks, siis on niisugune minimal vibe, et nagu mingi Jaapan, Skandinaavia, tada, Ando ja oleme siin ma ja bla, siuke värk. Kas sul see lapsevankriga naine on alles või? Sest eelmisest? Jah. Okei, pane ta sinna kõnniteele ja ärinaine pane ka kindlalt, sest naised on ka ärinaised. Ja mingi laps pane rulaga sõitma. Siis on nagu iive, urbanism, värk. Ja tegelikult kõige olulisem lükka mingi mustanahaline ka sisse, sest Sildna on žüriis. Ja meil on salliv Eesti. Kus ma leian selle musta? Guugelda see näosaade. Okei. Ja Mitmenda hooaja ma panen? See, kus Rolf oli. 4. Ja. Võtta täpselt see, kus ta on terve kehaga peal. Nüüd on varahommik käes, lapsed magavad juba, me teeme ikka veel tööd. Planšetid on meil prinditud, kõik on peaaegu valmis, nüüd on ainult see tõe hetk, et see CD-plaat on ka veel vaja kirjutada. Kuigi ma ei tea, miks nad seda tahavad siiamaani. Aga kui tahetakse, siis peab ära tegema. Kas kellelgi on CD-plaat kirjutajad või? Heidi, saad sa kirjutada CD-plaati või? Keiu, sa saad CD... Kaarel, sul on või? Saad sa? Hendrik, sul on... Hendrik! Tuli välja, et Hendrikul ikkagi oli kirjutaja olemas. Sellega on nüüd hästi, plaat on valmis. Ja, mul on ju see päris vana Mac, et juba kooli ajal seal tõka-tõkas ostsin selle õppelaenu eest, et siiamaani maksan seda laenu. Õppisin seal seda rakenduslikku arhitektuuri, et teised kõik siin nagu EKast, et päris jõhker kiusamine on iga päev, aga ma ei teagi, kas ma viitsin seda nagu terve elu teha, et vahel on niisugune tunne, et tahaks midagi nagu reaalselt nagu käega katsutavat, et graafilist disaini, et ma õhtutil kodus näiteks nagu hobi korras ise nagu disainin logosid, et teen kuulsatest logodest nagu oma versioone, et eile tegin nagu päris pikalt, tegin audit. Ongi nüüd valmis, mul on kõik asjad on olemas siin, CD on ka, aga ma pakin taksos ära, sest lihtsalt nagu äkki ei jõua muidu. Ühesõnaga, saime valmis. Kuulge, konkursi tulemused on väljas. Nii. Persse reis. Koko võitis jälle. Seda ma arvasin, seda ma ütlesin ka, täiesti mõttetu. Täiesti kindlasti ei ole pettunud, uskuge või mitte. Sest me teeme oma asja edasi. Meil on siin üks laohoone tegemises. Viitnale. Kiosk. Varsti saab valmis. Muuseumäärä tuleb see kiosk. Käpikuid müüvad. Jah. Ja meil nagu, me olemegi rohkem sellised indiviidi kesksed.
siuksed soojad, humble ja kodused. Me tegelikult ei viitsigi neid konkursse teha. Uus konkurss on avatud. Türi spordihoone. Okei.